Ja tere kõigile, väga meeldiv teid kohata, et meie poolt suur-suur aitäh, et olete leidnud aega ja meie eesmärk siit omalt poolt on pakkuda siis tõesti sellist infot ja teadmisi, mis aitavad teil oma tööd võib-olla järgmine aasta paremini teha või leida andmeid, mida te seni võib-olla veel kasutanud ei ole. Et keskendume siis rahvaloendusele täna. Mina olen Liina Osila, olen siis selle projekti juht ja kõige esimeseks räägikski üleüldse rahvaloenduse korraldusest, et kuidas me selle siis seekord üleüldse siis läbi viisime. Et seekordne rahvaloendus oli meil siis momendiga 31. detsember 2021, et peaaegu aasta ongi siis sellest hetkest juba möödas ja loendus on siis selline statistikatöö, mis on üks maailma vanimaid, et seda tehakse enamus maailma riikides ja Euroopas on ta siis reguleeritud ka Euroopa Liidu seadusandlusega, et millest siis lähtuvad kõik Euroopa Liidu riigid. Ja see mõte siis seisnebki selles, et oleks võimalik neid andmeid konkreetse ajahetkega võrrelda nii erinevate riikide lõikes ja erineval ajahetkel, et me saame tegelikult siis ka ajas ennast erinevate riikidega võrrelda ja ka siseriiklikult. Ja sätestatud ongi siis kindlad loendustunnused, mida me loendusega mõõdame. Need puudutavad nii isikuid, need puudutavad eluruume, et me räägime nii rahva ja eluruumide loendusest ja ühtlasi nende andmete pealt me saame rääkida kokku siis leibkondadest, perekondadest ja ka elamistingimustest, et selline unikaalne ja väga rikas andmekogu meil lõppkokkuvõttes siis olemas on. Ja loendus oli meil seekord siis üsna unikaalne, tegime selle suuresti siis erinevate registrite pealt, aga lisaks siis tegime lühikese küsitluse, küsimustiku, mis siis kogus andmeid teadlaste ja ministeeriumite vajadusest lähtuvalt, et teatud andmed, mida me siis registritest ei leidnud, aga mis olid nende jaoks vajalik sisend. Ja registripõhine loendus sellest siis nii palju, et see viidi läbi meil jaanuarist kuni augustini. See tähendas siis seda, et inimeste jaoks oli üsnagi nähtamatu, et me kogusime Statistikaametis andmeid siis 30 erinevast registrist ja andmekogust ja selle pinnalt siis panime kokku need vastavad tunnused, mis meil vajalikud olid, et mis siis selle regulatsiooni alusel me koguma pidime. Et Eestis on tõesti üsna unikaalne kogum erinevaid registreid, need on väga heal tasemel, et oleme siis erineval ajahetkel ka mõõtnud nende kvaliteeti, et kas me oleme registripõhiseks loenduseks valmis ja need on seda siis ka kinnitanud, et nii 2016. aastal kui 2019. aastal. Ja üleüldse on siis tehtud tööd viimased 10 aastat alates eelmisest loendusest, kus me tegime selle otsuse, et nüüd järgmine loendus on registripõhine. Et kõiki neid erinevaid andmeparandustöid, registrite kvaliteedi parandamistöid on kõvasti tehtud ja sinna on tehtud väga suuri investeeringuid nii erinevate andmekogude poolt ja ka Statistikaameti poolt siis. Ja lisaks siis sellele registripõhisele loendusele ongi valikuuuring, kuhu valimisse kuulus siis pea 41 000 aadressi üle Eesti. Et meie hinnangul me teadsime, et seal elab siis circa 61 000 inimest ja nendele inimestele oli siis vastamine kohustuslik. Aga ülejäänud Eesti inimesed said siis ka vastata küsimustikule. Aga sellest ma räägin siis natukene täpsemalt hiljem. Ja lihtsalt teile näiteks, et milliste erinevate registrite andmeid me siis ka loenduse jaoks kasutasime, et oleme need siin ära toonud. Et tõesti see võimaldab siis mitte ainult loendusandmeid analüüsida, aga tegelikult jah, et me saame tuleviku vaates ka, et erinevad registrid võimaldavad meil seda, et me peame aina vähem inimesi koormama erinevate küsimustega. Nii. Ja küsitluse korraldus, et esimeses etapis oli see siis avatud kõikidele Eestis elavatele inimestele.
veebis siis 28. detsembrist kuni 22. jaanuarini ja teine etapp nägi ette siis ainult telefoni teel küsitlust nendel aadressidel elavatel inimestel, kes siis ei jõudnud veebis vastata, aga kes kuulusid siis meie valimisse ja see kestis siis terve veebruarikuu jooksul. Ja juhuvalimisi oli meil siis 40 712 aadressi ja kõikide aadresside puhul siis küsitleja kas sai inimesega intervjuu tehtud, proovis nendega ühendust saada, inimene keeldus või ei saanud temaga kontakti ja oli ka selliseid tühje eluruume, mille kohta siis küsitleja täitis eluruumi ankeedi. Jällegi, et kuna meil oli nii rahva kui eluruumide loendus. Küsitluse osas veel nii palju, et eesmärk on tagada siis kvaliteetsed loendustulemused kohalike omavalitsuste tasemel. Et kui paljude küsitluste puhul me räägime võib-olla maakondade tasemest, me räägime üldse Eestist kokku, et siis rahvaloendus tõesti see valim oli nii suur, et eesmärk oligi, et me saame tegelikult oma andmebaasis avaldada andmed kohalike omavalitsuste tasemel. Ja oleme toonud välja siis need valimi moodustamise alused ka, et selleks tehti ka eraldi nii-öelda uuring, et kogu see valim nii-öelda ära disainida, et ta ikkagi kataks meil kenasti kogu Eesti ja esindaks kogu Eesti elanikkonda lõpuks. Nii. Nüüd veel sellest küsitlus või kogu loendusest, et nagu te näete, siin me oleme välja toonud siis põhimõtteliselt kõik need tunnused ja mis me küsime siis loenduse küsitlusega, mida me kogusime registrite põhjal ja mida me kogusime registrite põhjal ja mis olid siis ka siseriiklikust regulatsioonist tulenev, et enne ma unustasin mainida, et lisaks siis Euroopa regulatsioonile Eesti loendust reguleerib ka riikliku statistikaseaduse loenduse peatükk, kus on siis ka väga selgelt välja toodud need teemad, mille kohta üldse on võimalik loendusel küsimusi küsida, et ta on üsna konkreetne ja väga selgelt reguleeritud statistikatöö. Kui me räägimegi leibkondadest ja perekonnast, nagu ma enne mainisin, et siis on võimalik olemasolevate andmete pealt tuletada ja kokku panna meil siis ka perekonnad ja leibkonnad, et need andmed võimaldavad meil seda näha ja kirjeldada siis ka Eestis elavaid perekondi ja leibkondi. Ja eluruumide kohta meil on siis võimalik ka kirjeldada erinevaid andmeid, et ja kokku panna jällegi need andmed inimestega ja näha, et kuidas erinevad siis nii-öelda leibkonnatüübid elavad. Mida siis üleüldse küsitlusel ka küsiti, et küsitlusel küsiti siis neid teemasid ja asju, mida meil ei ole võimalik erinevate registritest saada. See tähendab, et see põhineb inimese enesehinnangul. Näiteks eile oligi meil viimane küsitlusandmete avaldamise päev, kus me avaldasime siis andmed tervise teemal ja küsisime siis pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu ja selle mõju igapäevategevustele ja mis siis selgus, et tegelikult nii-öelda selline üleüldine pikaajalise haigusega ja terviseprobleemiga inimeste arv näiteks on jäänud üsna samale tasemele, et see on natukene võib-olla suurenenud, aga samal ajal nende inimeste osakaal, kelle nii-öelda see mõju, terviseprobleemi mõju igapäevategevustele, et see on vähenenud, mis näitab siis suures pildis meile tegelikult seda, et meie keskkond arvestab rohkem inimestega, kellel on nii-öelda erinevad vajadused, tervisest tulenevad ka vajadused, et oleme nii-öelda ühiskonnana natukene arvestavamad. Aga lisaks sellele oleme siis kogunud andmeid ka selle religiooni teema kohta, inimeste keeleoskuste kohta, samamoodi siis ka rahvuse ja emakeele kohta. Rahvus ja emakeel iseenesest on siis andmed, mida kogutakse ka rahvastikuregistrisse. Alates 2019. aastast on need seal siis ka kohustuslikud tunnused, et mida inimestelt küsitakse just nimelt loenduse tarbeks, et oleks nii-öelda kõiksed andmed, mida me saame loenduseks kasutada. Aga siin tuligi mängu nii-öelda erinevate tarbijate soov, meie andmetarbijate soov, siis ministeeriumite poliitikakujundajate soov, et me tahaksime teada, kui palju on neid inimesi, kellel on siis mitu emakeelt
ja mitu rahvust. Siinkohal me andsime võimaluse siis öelda 2 emakeelt, 2 rahvust. Et kui palju on siis tänapäeva maailmas, kus inimesed saavad reisida, perekonnad on mitmekesistunud, tegelikult ega Eestis siis selliseid peresid, kus inimesed tegelikult tunnevad, et nad on mitmest rahvusest ja et neil on mitu emakeelt. Et seetõttu me ka neid küsitlusel siis küsisime. Võime taustaks öelda, need andmed me ka alles hiljuti avaldasime, et neid inimesi Eestis väga palju ei ole, aga sellegipoolest, et kui me vaatame sellist väiksemat arvu perekondi, et kus või lapsi, et siis me näeme, et on aina rohkem ka neid, kus ei ole mitte eesti-vene emakeeled või rahvused, vaid on näiteks eesti-hispaania, eesti-inglise, eesti-prantsuse pered, et ikkagi teatud trende see või arenguid see näitab. Nüüd küsitluse korraldusest, et kes siis said üldse vastata, et vastata said siis kõik need, kelle elukoht on Eestis ja kes küll ei viibinud Eestis tol hetkel, kui veebis see küsimustik avatud oli, aga nad enamus aega 2021. aastast veetsid ikkagi Eestis. Ja nendelt inimestelt, kes siis ei olnud loenduse ajal Eestis, elasid enamus aega välismaal, me infot ei kogunud. Ja vastata oli võimalik nii eesti, inglise kui vene keeles ja kõikidele elanikele me saatsime siis ka vastava teavituse korduvalt e-posti teel. Kui inimesel oli mitu e-posti aadressi, saatsime selle kõikidele tema emailidele, et kindlustada seda, et kõikidel oleks võimalik siis küsitlusest ka osa võtta, isegi kui ta ei ela siis juhuvalimi aadressil. Ja küsitluskeskkonda oli võimalik siis sisse logida vähemalt 15-aastasel isikul ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID-ga, et erinevaid võimalusi oli. See 15 aastat tulenebki täpselt meie riikliku statistika seadusest, kus on sätestatud siis konkreetselt, kes on loendusel nii-öelda see andmesubjekt, et kelle kohta me andmeid kogume, et nemad saavad ka ise vastata. Sisse loginud isikutele siis kõigepealt kuvati tema isikuandmed, et need olid meie poolt juba siis nii-öelda eeltäidetud ja kui need olid siis ära vastatud, siis kuvati ka tema alaealiste laste andmed, et laste kohta, kes siis olid alla 15 eluaasta, pidi kindlasti või alaealiste kohta pidi kindlasti siis nii-öelda vanem need andmed ära täitma, tegelikult ka alla 18-aastaste kohta. Aga tõesti, et 15. eluaastast oli siis kõigil võimalik ka ise vastata ja kui vastasid nii vanemad kui laps ise, siis võeti arvesse eelkõige lapse enda vastused, kuna tegemist oli enesehinnanguliste küsimustega. Ja vastajail tuli andmeid anda siis täpselt enda ja alaealiste laste kohta ja kes elasid kuskil mujal, et nende kohta siis andmeid pidanud. Ja teise täisealise eest ei olnud võimalik siis vastuseid anda, et see on ka erisus eelmise loendusega, kus oli võimalik tegelikult kogu leibkonna eest ühel inimesel vastata. Küsitlus hõlmas siis valimiaadresse, mille elanikud ei olnud vastanud veebis, et nende elanikega siis meie küsitlejad veebruarikuu jooksul võtsid ühendust. Ja need, kes kuulusid siis valimiaadressidel elavate inimeste hulka, et nemad said lisaks emailile ka paberpostiga kirja, kus oli täpsemalt selgitatud, et nad kuuluvad kohustuslikku valimisse. Nii, et kuna meil oli sel ajal COVID-i nii-öelda riskitase väga kõrge, et siis lähtudes kõikide ohutusest, me tegime otsuse, et küsitlus viiakse läbi eelkõige telefoni teel. Kodukülastused olid väga erandlikud, aga sellegipoolest meie küsitlejad sõitsid mööda Eestit ikkagi ringi. Sellepärast, et oli väga palju inimesi, kellega ikkagi ei saadud kontakti või siis ei olnudki selle nii-öelda aadressiga seotud ühegi elaniku nimed ja seega käidigi vaatamas, et kas tegemist on üldse sellise eluruumiga, kus keegi sees elab. Nii palju siis minu poolt ja nüüd ma annan sõnajärje Terjele, kes siis annab ülevaate sellest, et kust tulemusi üldse leida võib ja millised võib-olla need tulemused natuke täpsemalt on. Ja aitäh Liinale. Mina siis räägin sellest, et kust neid tulemusi leida, millal me need avaldame ja kuidas teie neid kasutada saaksite.
et tulemusi tegelikult hakkasime avaldama juba 1. juunist. Esimesena avaldasime siis selle, et kui palju, millises piirkonnas inimesi elab, millisest rahvusest nad on, kodakondsus, sünniriik ja emakeel ka sinna juurde. Juulikuus avaldasime andmed Eesti eluruumide kohta. See näitab siis seda, et millised eluruumid on asustatud, millised on asustamata, millised on see tehnovarustatus nendes eluruumides ja nii edasi. Ja koos eluruumidega tegelikult avaldasime ka andmed kodutute kohta ja need kodutute andmed olidki kohalike omavalitsuste poolt meile saadetud. Võimaldasid meil sellise väga unikaalse andmebaasi kokku panna, mida varem ei ole avaldatud ega analüüsitud. Augustikuus avaldasime andmed Eesti inimeste hariduse kohta. Siin me vaatame siis inimeste lõpetatud kõrgharidust või lõpetatud haridust. Ja samamoodi avaldasime need andmed ka asula ja kohalike omavalitsuste tasemel. Septembrikuus avaldasime andmed leibkondade ja perekondade kohta, kus me vaatasime siis näiteks seda, et kui palju on Eestis kui suured on Eesti perekonnad, kui palju on üksikemasid, üksikemaga perekonda, üksikisadega perekondasid, kui palju on üksi elavaid inimesi ja nii edasi. Oktoobrikuus avaldasime andmed elamistingimuste kohta. See on väga selline aktuaalne teema. Hetkel vaatab siis seda, et millistes tingimustes Eesti inimesed elavad, perekonnad maalistes piirkondades, linnalistes piirkondades, millised on kütteliigid nendes eluruumides, kui palju elatakse eramutes, kui palju elatakse kortermajades ja nii edasi. Alates novembri algusest ehk siis terve novembrikuu oleme avaldanud andmeid, mis koguti siis selle rahvaloenduse küsitluse käigus. Kõige esimesena 2. novembril, mis on siis hingedepäev, avaldasime andmed usu kohta, siis sealt edasi võõrkeelte ja murrete kohta. Eelmisel nädalal avaldasime andmed siserände kohta, mis näitab siis seda, et kui palju mõnda piirkonda on siserändega inimesi juurde tulnud või on sealt ära läinud ja kui palju on näiteks välisrändega inimesi mõnda piirkonda lisandunud ja samamoodi, kui palju on siis välismaale mindud mõnest kohalikust omavalitsusest näiteks. Eile avaldasime andmed inimeste tervise kohta. Ja tegelikult jäänud ongi ainult veel üks avaldamine, mis on seotud siis tööhõive ja inimeste töötamisega. Et selle teema puhul me siis vaatame näiteks erinevates piirkondades, näiteks maaline, linnaline, millistes ametites inimesed töötavad ja nii edasi, et need tulemused avaldame siis 15. detsembril. Aga nagu siin enne sai ette loetud, siis suurem osa tulemustest tegelikult on täna juba avaldatud. Need andmetabelid on teile kättesaadavad, saate neid analüüsida, vaadata enda kohalike omavalitsuste kohta, võrrelda ennast teiste kohalike omavalitsustega. Kõige lihtsam koht, kus alustada rahvaloenduse andmete otsimist või selle teemaga tutvumist, on niisugune kodulehekülg nimega rahvaloendus.ee, kus tegelikult on koondunud kokku kogu info, mis me oleme rahvaloenduse kohta avaldanud, alates siis nendest andmetest kuni pressiteadeteni ja osadel teemadel oleme jõudnud teha ka natuke pikema ja põhjalikuma analüüsi. Andmed.stat.ee on siis see koht, kuhu kogunevad kõik andmed, mis Statistikaamet avaldab. Need andmed on siis andmetabelite kujul. Andmetabeleid saab siis kasutada nii, et saate välja valida sealt ka siis ainult enda kohaliku omavalitsuse või siis need, mis teid huvitavad, et ei pea tervet seda tabelit endale alla laadima. Neid saab alla laadida Exceli kujul ja ka erinevates teistes formaatides, mis teil vaja on. Siin pööraksin tähelepanu ka sellele, et me oleme kokku pannud ka võrdlustabelid. Nagu me kõik siin teame, siis 2017 aastal toimus haldusreform, mille tõttu siis kohalike omavalitsuste piirid muutusid. Selleks, et oleks võimalik eelmiste loendustega võrrelda, tuli siis ka eelmiste loenduste tulemused ümber arvutada. Seda me siin võrdlustabelite all olemegi teinud, et need tabelid kohalike omavalitsuste kaupa on siis nende andmed on siis 2011 ja 2000 aasta kohta ka toodud siis 2021 aastal kehtiva haldusjaotuse piiridesse.
Meie loendustabeleid on kokku 171, mis me oleme selle aasta jooksul avaldanud. Üldse kokku Statistikaameti andmebaasis on umbes 2500 andmetabelit. Need ei ole siis ainult loenduse kohta, vaid ka teistel teemadel, näiteks majandus või meie erinevad isikuuuringud. Aga kui sellest ei piisa, mis meie tabelites on avaldatud, kui teil on huvi mõne teema kohta, näiteks teie kohalikku omavalitsust, mis puudutab natuke detailsemalt neid andmeid saada, siis on alati võimalus küsida ka meilt tellimustööd. Tellimustööd on siis hinnastatud tunnipõhiselt ja neid me saame siis teha vastavalt teie soovile. Muidugi siin tuleb ikkagist arvesse võtta ka konfidentsiaalsuse reeglid, et kui numbrid lähevad väiksemaks kui 3, siis tuleb kasutada konfidentsiaalsuse metoodikat, et päris kõike me ka tellimustööde raames ikkagist avaldada ei saa, küll aga need tellimustööde raames tehtud tabelid on kindlasti väga palju detailsemad ja väga palju ka sellised suunatud just vastavalt teie vajadustele. Näitan teile ka seda rahvaloenduse kodulehekülge, aga enne kui ma siis lähen nende tulemuste juurde, tahtsin korraks veel rääkida ka väga üldiselt sellest metoodikast. Me räägime väga palju sellisest sõnast nagu registripõhine ja registripõhine rahvaloendus. See siis tähendab tegelikult väga lihtsustatult seda, et me ei kogu inimeste kohta enamus tunnuste lõikes siis enam uusi andmeid, vaid taaskasutame seda, mis juba on olemas riiklikes registrites või andmebaasides. Siia alla muidugi ei kuulu need enesehinnangulised küsimused, sest nende kohta andmebaasides ei ole infot. Ja tahtsin siia ka veel ikkagi rõhutada seda, et meil ei ole mitte ühtegi loendustunnust on kokku 56, nendest mitte ühegi puhul me ei võta andmeid ainult ühest registrist, et kõikidele loendustunnuste kokkupanemiseks me kombineerime erinevatest allikatest selle info kokku, et me samamoodi nagu ka teie oleme ka meie kursis sellega, et kõikides registrites info ei ole alati ideaalne, seal on infot puudu, see info võib olla vananenud ja nii edasi. Aga kuna meil siin Statistikaametis on see eelis, et meil on kasutada päris palju riiklikke registreid ja riiklikke andmebaase, siis me panemegi need tunnused kokku neid erinevat infot kombineerides. Ja kõige olulisemad või sellised märkimisväärsemad kohad, kus me seda infot kombineerime, on siis kõigepealt selleks, et üldse ära määrata, et kes meil siin Eestis elavad. Meil on olemas Eestis rahvastikuregister, mis katab ära terve Eesti elanikkonna, küll aga rahvastikuregistris siis tihtilugu see info võib olla ka natukene vananenud, et kuna Eesti kuulub Euroopa Liitu, siis erinevatesse Euroopa Liidu riikidesse ja riikidest siia kolimine on väga lihtne ja ei ole vaja erinevaid elulubasid ega töötamislubasid, mistõttu see info seal rahvastikuregistris võib olla see info selle kohta, et inimene elab Eestis või ei ela Eestis, ei pruugi rahvastikuregistrisse piisavalt kiiresti jõuda. Mõnikord aga ei jõua sinna, kui inimesel ikkagist mingi side Eestiga on ja sellepärast me vaatame läbi 33 erinevat andmeallikat, et teha kindlaks, et see inimene ikkagist tegelikult elab Eestis, et ta kajastub mitte ainult rahvastikuregistris, vaid ka näiteks töötamise registris või näiteks on käinud arstil, võib-olla õpib mõnes õppeasutuses, et vaatame, ühesõnaga siis korrigeerime seda rahvastikuregistri andmeid erinevate teiste andmeallikatega. Ja tegelikult alates sellest aastast siis ka isiku elukoha määramisel kasutame siis erinevaid andmeallikaid, et see elukoha info ei tule täna enam ainult rahvastikuregistrist nendes andmetes, mida meie kasutame, vaid ka neid kombineeritakse siis erinevatest andmeallikatest. Täpselt sellel samal põhjusel, et see aadressiinfo rahvastikuregistris ei pruugi olla alati 100% täpne, inimestel on erinevad motivatsioonid olla registreeritud võib-olla teisse kohalikku omavalitsusse, kui nad tegelikult elavad, aga erinevaid andmeallikaid kombineerides, siis me saame võib-olla natuke lähemale sellele tõele, et kus inimesed tegelikult elavad.
Ja need 2 metoodikat, see residentsuse indeksi ja paiknemisindeksi metoodika, mis siis määravad ära selle, et kui palju Eestis inimesi elab ja kus nad elavad, nende 2 metoodika tõttu ka meie andmed mõningal määral erinevad näiteks rahvastikuregistri andmetest. Et kui kohalikud omavalitsused kasutavad siis rahvastikuregistrist otse tulevat infot, siis need ei kattu 100% Statistikaameti andmetega. Rahvastikuregister vaatab seda, kus inimesed on sisse registreeritud. Meie erinevaid andmeallikaid kombineerides üritame lähemale saada sellele tõele, et kus need inimesed siis tegelikult elavad. Nii, aga slaidid said siit läbi, aga ma tahaks korra veel ka teile näidata sedasama rahvaloenduse kodulehekülge. rahvaloendus.ee on selle kodulehe nimi ja jõuate siis sellisele leheküljele siin ja siin näiteks siinsamas on siis viide metoodikale, kus te saate siis ka lähemalt tutvuda sellesama paiknemise partnerlusindeksi metoodikaga, millest ma just rääkisin ja samamoodi ka kõik, mis Liina siin varasemalt selle korralduse kohta kirjeldas, on ka siin kõik kirjas, siin on kirjutatud ka, milliseid registreid me sellel korral kasutasime. Tulemuste lehelt on viide meie andmebaasi. Siin, nagu ma ennem rääkisin, siis on kõikide loenduste andmed, tegelikult on siin ka kõik ülejäänud Statistikaameti poolt avaldatud andmed. Siin on võrdlusandmed erinevate loenduste kohta erinevatel teemadel. Osad tabelid ulatuvad tagasi aastasse 1881, enamus tabeleid on viimase 3 loenduse kohta, kus me oleme siis toonud siis haldusüksused arvutanud 2021 aastal kehtivale piiridele. Et siin näiteks on üks tabel, mis vaatab eestlaste arvu ja osatähtsust ja seda asula tasemel, et siin on mindud isegi detailsemaks kui ainult kohaliku omavalitsus, et mindud täiesti küla tasemel nende andmetega 2000, 2011 ja 2021 loendustulemuste arvestuses. Samamoodi 2021 aasta puhul ka samasugune tabel, kõik tabelid, kus on sulgudes elukoha taha toodud välja sõna haldusüksus, need tabelid on siis kohaliku omavalitsuse tasemel. Siit saate siis välja valida näiteks, kui teid huvitab ainult mõni teatud kohalik omavalitsus või maakond, saate ainult need siit välja valida. Võtame siin näiteks Kohtla-Järve linna koos linnaosadega. Erinevad vanusegrupid, selles tabelis on välja toodud ka kõik vanused eraldi, aga võtame siit siis need suuremad vanusegrupid. Selline see tabel välja näeb, siit nooltega saab seda tabeli siis kujundust ka muuta, kui teile näiteks tahate muuta seda, mis järjekorras neid tunnuseid teile kuvatakse. Kui te tahate need andmed alla laadida, siis siin on selleks väga-väga palju erinevaid viise. Kõige sagedamini siis laetakse need andmed alla ikkagist Exceli kujul. Saate need endale siis alla laadida ja siis saate edasi nendega töötada. Siinsamas saab ka koostada esmaseid siis graafikuid, kus te saate siis ka visuaalselt näha neid numbreid, mis selle tabelites on välja toodud. Tabelite küljes on ka info, mis viib siis meie metoodika kirjelduseni või metoodika dokumendini. Samamoodi on ka siis siin mõisted ja definitsioonid, kui mõni sõna, mis on tabelites kasutatud, võib-olla jääb natukene arusaamatuks, et siis see viib teid ka tagasi siia rahvaloenduse kodulehele, kus on need mõisted kõik siis ka lahti seletatud. Nii, aga siin tulemuste kategoorias, et nüüd ma olen siis tagasi jõudnud siia rahvaloenduse kodulehele. Siit, kui ma lähen tulemuste alla, siis kõigepealt siin all on seesama avaldamiskalender, millest ma juba korraks ka rääkisin, kus on siis välja toodud kuupäevadega, et millal me mida avaldame. Tänaseks enamus nendest andmetest on juba avaldatud, jäänud on ainult üks avaldamine. Nii, ja siin tulemuste juures siis on ka siis erinevate teemade kohta tehtud selline lühikene ülevaade ja lühikene niisugune tulemuste analüüs. Võtangi siit näiteks selle eile avaldatud terviseandmed.
siin on veel kord lahti seletatud siis, mida me täpselt küsisime, toodud välja põhilised mõõdikud, kirjeldatud natuke ka lahti seda, et mis meie sealt andmetest leidsime, mis me sealt järeldasime, erinevad siis kaardivaated ja kirjeldus siis nende andmete kohta. Et kõikide teemade puhul me seda oleme üritanud teha. Siin on näiteks siis rahvastikupüramiid, mis on siis eraldi rakendusena, kus saab siis näiteks väga detailselt isegi asula tasemel vaadata, et kuidas see rahvastiku vanuseline ja sooline jaotus on viimase 10 ja 20 aasta jooksul muutunud. Peale siis nende tulemuste ja kirjelduste, mis me siin oleme teinud, avaldame jooksvalt ka siis muidugi pressiteateid koos iga avaldamisega ja ka erinevaid blogilugusid. Osad nendest blogilugudest on siis kirjeldavad meie metoodikaid, näiteks Liina ennem rääkis siis sellest teise rahvuse ja teise emakeelega inimestest, et see blogi sai siis avaldatud üle-eelmisel nädalal. Siin on nende tulemuste siis lühikene kirjeldus ja siin on ka viide siis andmebaasi tabelitele, kus te saate detailsemalt neid andmeid vaadata. Siit tahtsin veel välja tuua meie siis selle elukoha määramisel kasutatud andmete kirjeldusega. Kuna rahvaloendusega käis kaasas ka ikkagi sellel korral veel küsitluse osa, siis me saime oma siis metoodikat ehk siis seda paiknemise partnerlusindeksi metoodikat, mille alusel me määrame inimese elukoha. Saime seda nii-öelda selle kvaliteeti kontrollida sellega, et mis inimesed siis ise ütlesid enda aadressiks olevat, et siin me oleme siis neid tulemusi natuke lahti kirjeldanud, natuke ka seda metoodikat jälle kirjeldanud ja siin on siis kaart, interaktiivne kaart, mis näitab kohaliku omavalitsuse tasemel, et kui nii-öelda täpselt meie metoodika suudab inimesi siis õigetesse kohtadesse paigutada. Enamus kohalikes omavalitsustes jääb ta sinna 90% juurde. Nii, aga täna hommikul avaldasime ka ühe blogi just sellesama tänase infotunni tarbeks, mis võiks teile huvi pakkuda, et kirjeldasime siin ära, et kuidas erinevates kohalikes omavalitsustes viimase 10 aasta jooksul on rahvastik muutunud. Siin on siis taaskord selline interaktiivne kaart, kus te saate välja valida erinevad siis näitajad, näiteks vaatame siit osakaalu rahvastikust, kes elas nii 2011 aastal kui ka 2021 aastal täpselt samas kohalikus omavalitsuses. Need kohalike omavalitsuste piirid on siis ümber arvutatud täna kehtivatele kohalike omavalitsuse piiridele ja siit saate siis vaadata näiteks Kose vallas 66% inimestest, kes seal elab täna, elas seal ka 10 aastat tagasi. Nüüd selle sama Kose valla peale klikkides avaneb siia kõrvale veel siis selline lisainformatsioon, kus on natuke detailsemalt ka välja toodud, et näiteks loomulik iive, mis on siis surmade ja sündide vahe, siserände saldo ehk siis kui palju on Eesti-siseselt nii-öelda see kohalik omavalitsus teistele piirkondadele Eesti-siseselt rahvast kaotanud ja kui palju nad on juurde saanud, välisrände saldo, kui palju siis näiteks Kose vallast on inimesi ära kolinud ja välismaale kolinud ja kui palju on juurde tulnud. Siin Kose valla puhul on näha, et kõik need arvud on positiivsed, ehk siis tegelikult on kõikidest nendest 3 näitajast inimesi juurde tulnud. Ja samamoodi rahvastik on ka selle arvelt siis 2% kasvanud. Siin on ka välja toodud, et näiteks 2011 aasta rahvastikust, kui palju inimesi on surnud, kui palju on 2021 aastal võrreldes siis 2011 aastaga inimesi juurde sündinud, kui palju on kolinud juurde teistest kohalikest omavalitsustest, kui palju on kolinud juurde välismaalt ja milline on siis see vanuseline koosseis ja kuidas see on muutunud viimase 10 aastaga. Et siin kaardi peal on tõesti väga-väga põhjalikult neid andmeid analüüsitud ja need teile siis niimoodi visuaalsel kujul ka ette kuvatud. Siit saab otsida siis erinevaid kohalikke omavalitsusi
Ja siin blogis oleme siis ka taaskord natuke siis enda sõnadega lahti kirjeldanud, mis meile sealt silma jäi. Teie olete oma kohalike omavalitsuste eksperdid, et teile kindlasti jäävad sealt võib-olla enda kohaliku omavalitsuse kohta silma mingid suuremad muutused ja te oskate neid võib-olla paremini põhjendada kui meie, aga et teile niimoodi natuke suund kätte anda ja natukene siis enda poolt üldisemalt kirjeldades kirjutasime siia juurde ka. Ja siin on all ka siis seesama Exceli tabel, mille põhjal see kaart on siis ka tehtud, et siin saate visuaalselt neid andmeid vaadata, aga siin on juures ka siis Exceli tabel, mille saab alla laadida, et neid tabeleid siis põhjalikumalt analüüsida. Nii, aga see oligi meie poolt kõik, mis me tahtsime näidata, et loodan, et suutsime teis ka huvi tekitada rahvaloenduse tulemuste vastu ja kutsun teid siis siia rahvaloenduse kodulehele ringi vaatama. Ja aitäh Liinale ja Terjele. Kas äkki vahepeal on tekkinud küsimusi, et praegu nüüd ongi see aeg, kus siis võite niimoodi otse küsida või siis ka chati kirjutada. Et oleme siin veel hetk olemas, et vastata. Viimase KOV-ide kaardi linki. Selle leiab rahvaloenduse kodulehel kõige esimene link on seal kohe olemas, aga saame vist ikka siia chati ka panna. Ma panen selle uudise lingi äkki või? Ja pane jah, seda. Jah. Nii, kohe. Siin on nagu need selgitused ka juures. Nii, aga kas on küsimusi veel kellelgi? Või lihtsalt mõtteid, et Mõtteid, kindlasti jagada, et mis infot te olete juba kasutanud või kui palju olete kokku puutunud praegu üldse rahvaloenduse andmetega? Meie omalt poolt saame kindlasti pakkuda ka seda, et kui teil on soovi kutsuda meid tutvustama, näiteks kui me teame, et on kohalikel omavalitsustel ka omavalitsusliidud või ka linnade ja valdade päevad ja nii edasi, et kindlasti, kui teil on huvi, et siis võib meie poole ka pöörduda ja võimalik, et me saame siis ka tulla rääkima. Siin on küsimus, et millise sagedusega loendusandmeid hakatakse värskendama, kas kõik andmeread uuenevad igal aastal. Rahvaloendus hetkel toimub iga 10 aasta tagant, aga peale rahvaloenduse on meil ka rahvastikustatistika, mis tegelikult suures osas katab inimeste kohta samad tunnused, küll see iga-aastane statistika ei ole nii põhjalik näiteks eluruumide ja leibkondade kohta, aga kõik siis inimesi puudutavad andmed uuenevad jah, igal aastal rahvastikustatistika koosseisus siis, aga rahvaloendus toimub iga 10 aasta tagant. Hetkel on see nii olnud, suure tõenäosusega tulevikus see muutub. Järgmine rahvaloendus on tegelikult plaanitud juba aastaks 2026, aga tulevikuloendused ei hakka välja nägema päris sellised, nagu need täna välja näevad. Et see, millised nad täpselt välja hakkavad nägema, selgub lähiajal. See ei ole siin ainult meie otsustada, vaid seda otsustatakse ühiselt koos siis Euroopa Liidu riikidega, sest et ühes taktis me neid rahvaloenduseid teeme ühiste definitsioonide ja määruste järgi, et need andmed oleksid võrreldavad. Aga jah, rahvaloenduse tulemused igal aastal ei uuene, küll aga uuenevad igal aastal rahvastikustatistika andmed, mis siis suures osas kattuvad rahvaloenduse andmetega. Ja siin on avaldatud arvamust, et registrite põhjal saaks teha tihedamini.
See ongi olnud see mõte siin, et juba 2010. aastast või varem tegelikult Statistikaamet alustas sellist suurt metoodilist nii-öelda ülevaatetööd, et kuivõrd me oleme valmis, meie registrid oleks valmis selleks, et me läheme täielikult üle registripõhisele loendusele ja me näemegi seda, et me alustasime neid töid, me nägime, et seal on palju teha. Me jõudsime selleni, me tegime seekord juba suuresti ta registri põhjal ja et edaspidi meie eesmärk ongi see, et me saame tegelikult teha kas või iga aasta, kas või iga kuu registrite põhjal need loendused. Kas registrite põhjal tehtud loendus õigustas ennast teie hinnangul ja andmete usaldatavus on hea? Ja ta kindlasti õigustas ennast mitmel põhjusel. Me peame ütlema, et me ei ole täielikult veel kogu loenduse tegevusi ikkagi nii-öelda kokku võtnud ja täielikult selles mõttes, ma ei pea siin silmas nüüd andmeid, vaid üleüldse kogu korraldust, et kogu tiimiga analüüsinud, sellepärast et lihtsalt nagu Terje mainis, viimane avaldamine on meil alles detsembris plaanis ja enne pole asi läbi, kui asi on läbi. Ja lisaks me peame järgmine aasta esitama andmed siis ka Eurostatile, et Euroopasse, et kus need on võimalik siis võrrelda ennast või kõikidel Euroopa Liidu riikidel on siis see kohustus need andmed sinna esitada ja sealt siis ka on võimalik neid andmeid kasutada. Aga me saame kindlasti öelda, et ta õigustas ennast sellepärast, et just nimelt üks põhjus on näiteks COVID, et kui me oleksime pidanud COVIDi tingimustes minema inimestelt kõiki neid asju küsima, siis me ei oleks saanud seda tõenäoliselt teha, me ei oleks saanud inimesi kätte, me oleks pidanud loenduse edasi lükkama, see oleks näinud ette väga suuri kulutusi tegelikult, kõik need edasilükkamised, et kõik inimeste kättesaamised, et juba sellepärast meie ühena Euroopa Liidu riikidest ei pidanud edasi lükkama. Oli mitmeid riike, kes kasutavad traditsioonilisi meetodeid, kellel oli muid takistusi, kes pidid, traditsioonilist meetodit tähendab küsitlus siis, et kes pidid teatud põhjustel edasi lükkama, üks nendest oli COVID. Et üks asi on see, teine asi ongi see, et me näeme vastamismäärades teistes isikuuuringutes, et inimeste soov vastata ja samal ajal ootus, et teil on ju need andmed olemas, miks te juba ei kasuta, teil on ju, kõik on registrites, kõik on ju infosüsteemides, et need omavahel, need trendid näitavad ka, et inimestel on see ootus, et me kasutame rohkem juba, taaskasutame neid andmeid, mis on olemas ja et me ei lähe inimesi nii-öelda taga otsima ja nende aega kulutama. Ja noh, selge on ka see, et tegelikult igasuguseid uuringuid jätkuvalt ikkagi tehakse, et kõike me kahjuks registrite põhjal kätte ei saa, nii et Statistikaamet viib ikka läbi erinevaid isikuuuringuid, tööeluuuringuid, sotsiaaluuringuid, nii edasi, et kus me inimeste käest andmeid küsime, aga kui meil on võimalus mitte küsida, taaskasutada andmeid, et see on üks riigi selliseid andmekasutamise aluspõhimõtteid, siis me kindlasti seda teeme. Andmete usaldatavuse kohta, Terje, äkki sa tahad ise kommenteerida? Ja ma kõigepealt tahtsin seda öelda, et kas ta õigustas ennast, et ta kindlasti õigustas ennast, sellepärast et meil on praegu käsil, me oleme novembrikuus, pole veel isegi aasta aega möödunud loenduse momendist, kui tegelikult kõik tulemused on juba avaldatud, välja arvatud siis tööhõive, mis tuleb 15. detsembril. Eelmine kord, kui toimus loendus 2011 aastal, siis andmed avaldati 3 aasta jooksul. Tänases infoühiskonnas me seda endale enam lubada ei saaks, et me avaldame 3 aasta pärast mingid tulemused, mis siis oli 3 aastat tagasi, et ikkagist iga aasta samamoodi, nagu siin oli ka esimene küsimus, et tegelikult oodatakse vähemalt igal aastal neid andmeid ja siin viimased aastad on näidanud, et tegelikult isegi oleks neid andmeid tihedamini vaja. Aga usaldatavuse kohta siis jah, seal on ette antud siis need piirmäärad ja erinevad siis veamäärad ja näitajad ka registripõhiste tunnuste kohta Euroopa poolt ja me ei oleks läinud tegema seda loendust registri põhjal, kui need tunnused, mis võeti siis registritest, ei oleks vastanud nendele kvaliteetidele, et me oleme rahvaloendusele tehti 2 pilootuuringut, kus siis veenduti selles, et kõik see info, mis tuleb registritest, on piisav selleks, et see loendus kokku panna ja Euroopa poolt on sätestatud ära täpselt need, kuidas me seda kvaliteeti peame mõõtma, need kõik asjad, ka kui need on valmis järgmine aasta märtsikuuks, siis need ka avaldatakse.
et selles mõttes, et jah, prooviloendustega sai veendutud selles, et me saame piisava kvaliteediga, sai ka väga palju siis investeeritud ja pandud aega ja tööd sellesse, et metoodikaid parandada ja samamoodi ka registrite kvaliteeti parandada. Ja siis ma täpsustaksin, et see suur metoodiline metodoloogiline töö, mis siin 2010. kuni 2014. aastani läbi viidi, et seal selgitatigi välja kõigepealt need kitsaskohad. Et näiteks üks asi, mis toon lihtsalt näite, oligi, mis puudutas hõivet, mis puudutas seda, et meil ei ole teada tegelikult inimeste töötamise koht. Meil ei olnud teatud tunnused üldse, mida me registritesse kogume ja siis teadupärast loodi töötamise register ja töötamise registrisse ka konkreetne tunnus. Jällegi hakati seda koguma. Üks eesmärk oligi see, et loenduse jaoks on meil neid andmeid vaja. Samamoodi on näiteks rahvastikuregister mainisin, teinud kohustuslikuks siis rahvuse ja emakeele info kogumise. See tähendab ka seda, et näiteks kui inimene läheb PPA-sse dokumenti uuendama, tal on seal ankeet, tal palutakse teatud andmeväljad täita. Kui varem rahvuse emakeel olid sellised, et sa ei pea seda võib-olla täitma, siis nüüd ikkagi inimeselt küsitakse, mis sest, et see võib-olla on tal ka registris täidetud. Aga eesmärk on just nimelt see, et meil on seal uuendatud info, meil on kõikne info, et kvaliteedikriteeriumid ju seda näevadki ette, et just nimelt register on ajakohane, ta on pidevalt uuenev, ta katab infot kõikide kohta, kelle kohta ta peab andmeid koguma ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid andmeparandustöid tehti veel mitmeid, et üks kindlasti, mis on tekitanud suuri küsimusi inimestes, on ehitusregister. Kindlasti kõik kohalikud omavalitsused on hästi ka kursis. Ja selles mõttes ehitisregistril oli 2 suurt erinevat andmeparandusprojekti, millega nad suuresti tegelesid. Üks puudutas siis eluruumide ehitusaastat, et selles osas tehti suur töö ära erinevate ülelendude ja kaardifotode võrdlemisel ja et täpsustada seda infot ja teine puudutas siis kütteliiki ja vee olemasolu majades, et nende andmete kogumist, et seal tehti koostööd siis ka erinevate erasektori pakkujatega ja ehitusregister teadupärast on muutuste keerises ja kindlasti neid erinevaid parandustöid ka jätkab, et nad on ka ise kursis, mis nad tegema peavad. Et meie siin ei räägi ka terve registri kvaliteedist, aga näiteks ehitisregistri puhul need tunnused, mida meie vajasime, mida meie kogusime, nende puhul me kindlasti jälgisime, et see kvaliteet oleks vastav ja teiste puhul loomulikult ka. Nii, aga veel, kui on mõtteid. Igaks juhuks tahtsin öelda, et kui äkki keegi tahab häälega rääkida, et see on absoluutselt lubatud, et võib-olla lihtsalt teil on mikker maas või kinni, et võite korra vaadata, et kui keegi soovib küsida niimoodi oma häälega, siis võtke palun see mikri vaigustus maha. Küsimus on selle kohta, et kas rahvastikuandmetest tekib 2021 aastal mingi hüpe või läheb sujuvalt, et kui ma õigesti aru saan, see küsimus on seotud sellega, et toimus 2021 aastal rahvaloendus ja tavaliselt siis varasematel perioodidel rahvaloendused on tekitanud neid hüppeid sinna, sest rahvaloendusega kogutakse siis rohkem andmeid ja saab seda kvaliteeti parandada. Täna see nii enam ei ole, sest et rahvaloendus ja rahvastikustatistika kasutab täpselt sama metoodikat. Ehk siis tegelikult rahvaloendus rahvastikustatistika andmetesse mitte mingisuguseid hüppeid ja asju ja mingisuguseid need muutumisi ei tekita, küll aga tekitavad erinevad metoodika muudatused. Kõige suurem metoodika muudatus tehti aastal 2015, kui mindi üle siis residentsuse indeksile Eesti elanike määramisel. Kõige rohkem mõjutas see siis rändestatistikat. See otseselt ei puuduta rahvaloendust, aga see tekitas sinna hüppe ja sellest aastast alates me kasutame siis seda teistsugust metoodikat, et inimeste elukohta määrata. Seega mõndades piirkondades tekitab sinna hüpet, siin näiteks on meedias ka kajastatud erinevad väikesaared, kus see rahvaarvu kõige rohkem mõjutas, aga need hüpped ei ole ikkagist nii suured, et neid nagu
hüpetena defineerida, et need on ikkagi samas tabelis kasutatavad, et ja rahvaloendus kasutab täpselt sama metoodikat, mis rahvastikustatistika ja tänu sellele siis ei tekita see aegridades mingisuguseid katkestusi ega hüppeid. Mis puudutab neid indekse, siis kindlasti oluline ära märkida, et meie, need andmed, mida meie kogume, et meie ei lähe registrisse andmeid parandama, et meie kasutame seda ikkagi statistika tegemiseks ja seadusega juba on määratletud, et me ei saa neid andmeid kuidagi nii-öelda sinna registrisse tagasi anda, et vot, et Hanna-Liisal on seal vale elukoht, et parandage nüüd ära, et ta tegelikult ei ela Hiiumaal, ta elab Tallinnas. Et seetõttu me ka seda metoodikat siin selgitame, et kindlasti meie ei lähe ise nagu teie kohaliku omavalitsuse andmeid kuskil muutma ja selles mõttes, et pigem, et vaadake neid arve siis koos. Küsimus, et kas on võimalik genereerida üldraport KOV-i täpsusega. Kõigil on võimalik see oma KOV-i täpsusega andmebaasist välja võtta erinevate lõigete osas. Siin, kui me oleme andmeid avaldanud, siis iga avaldamisega kaasa me oleme teinud ka maakondade tasemel siis ülevaate ja saatnud selle siis kohalikesse lehtedesse ja see on siis eelkõige suunatud olnud hetkel meediale, aga jah, KOV-i tasemel andmeid saab välja võtta andmebaasist vastavalt sellele, mis siis kellelegi huvi pakub. Aga jah, sellist nuppu, et te vajutate ja saate Viru-Nigula kohta terve selle rahvaloenduse raporti, et sellist võimalust praegu meil ei ole. Küsige veel. Ja, et igaüks peab ikkagi siis ise vaatama või siis jah, on võimalik sellist asja meilt tellida, aga siis see on jah tellimuste. Ja nende andmebaaside kohta ma võib-olla tahtsin veel ka öelda seda, et need andmebaasid ei ole tegelikult nii hirmsad ja raskesti kasutatavad, kui nad alguses võib-olla tunduvad ja kui alguses tekib küsimusi või jääte seal hätta mõne tunnuse lõikes, siis saab alati meie kliendi toest abi küsida. stat.stat.ee on see meiliaadress, kes väga kiiresti siis teid aitavad, kui küsimused on natuke keerulisemad, detailsemad, nõuavad võib-olla andmete eraldi väljavõtmist, siis need suunatakse meile edasi ja me saame siis omavahel juba edasi arutada, et mis see teie soovid täpsemalt olid. Aga jah, väga julgustan seal andmebaaside siseringi vaatama, et seal saab siis välja valida täpselt seesama KOV-i täpsusega, kui soovitakse erinevate tunnuste lõikes. Käsi püsti. Käsi. Tere, olen Jaanika Tiitson, olen Saaremaa vallast arendusnõunik. Tahtsin küsida sellist asja, et me oleme teinud see aasta maakonna arengustrateegiat ja selle raames vaadanud eriti neid rahvaarvu siis numbreid. Kui me oleme seda suvel teinud siin sügise poole, siis rahvaarvu muutus Saare maakonnas oli -25, me praegu siit vaatan on olnud, äkki ma juba leidsin vea, miks ma ei saa seda arvu kokku, et ma olen vaadanud praegu Saaremaa valda, et võib-olla peab maakonna andmed kokku vaatama, et mul on vahel tunne nagu, et siin ja seal natuke need numbrid nagu nihkuvad. Et ühes kohas on meie miinus hästi väike, mõnes kohas on nagu suurem, aga kas need andmed, mis on avaldatud, need on ju paigas, et need ju enam põhimõtteliselt ei tohiks muutuda mingid? Ei, need andmed, mis on avaldatud 2021 aasta ja kohta on jah lõplikud nende tunnuste lõikes, mis me tänaseks oleme juba avaldanud, aga siin enne rääkisime nendest metoodikatest ja sellest paiknemise partnerlusindeksist, et tegelikult Saaremaa ja Hiiumaa olidki seal, Saaremaa kohta on selle kohta ka väga palju meedias kirjutatud, et see paiknemise partnerluse indeksis erineb sellest, mis te näiteks rahvastikuregistrist otse võttes näete, et rahvastikuregister on siis üks andmeallikas, kus inimesed saavad ennast siis registreerida, iseendale sinna aadressi määrata. Meie statistika tegemisel ja ainult statistika tegemisel kasutame siis erinevaid teisi andmeallikaid, kombineerime neid omavahel ja saame sealt siis selle tegeliku elukoha inimestele ja see on siis see tunnus, mille lõikes meie Statistikaameti andmetabelites neid andmeid avaldame. Aga selles mõttes need andmed, mis meie oleme täna avaldanud, on meie poolt lõplikud. Me teame, et nad erinevad rahvastikuregistri andmetest, sest me kasutame erinevaid metoodikaid.
jah, Ja meile see rahvaloenduse andmed väga sobivad, nad on palju positiivsemad. Just selles mõttes, et see miinus on palju väiksem, kuna meil on väga suur mõju on nendel praamipileti sisse kirjutajatel nii-öelda või suvilaomanikel, et need 2 elupaiga vahed, need on, ütleme, teevad väga suurt müra andmetesse. Ja täpselt samamoodi oli ka siis Hiiumaa ja tegelikult teised väikevallad, kus inimestel võib-olla on mingi emotsionaalne motivatsioon olla sisse kirjutatud siis sinna maakonda või valda, kuigi nad tegelikult elavad kuskil mujal, et see ongi siis see, kus tuleb meie rahvastikuregistri andmete erinevus. Ja vahepeal on tulnud Hellelt küsimus, et mis võetakse aluseks surmade arvestamisel KOV-is. Rahvastikuregistri järgi 2021 näitab 74, Statistikaameti andmetel 90. Samamoodi rahvastikuregister on üks andmeallikas, Statistikaamet kasutab enamus statistika tegemisel ikkagi mitmeid andmeallikaid. See erinevus Statistikaameti andmetel rohkem kui rahvastikuregistri andmetel, selle põhjus on lihtsalt see, et Statistikaamet, need surmad võivad olla toimunud ka välismaal, aga kui see inimene enne siis surma elas püsivalt Eestis, siis ta läheb ikkagi Eesti surmana kirja. Ja sealt need erinevused tulevad, et rahvastikuregister on ainult üks andmeallikas, meie vaatame ka siis välismaal toimunud rahvastikusündmused, nii sünnid kui ka surmad, ja meie arvestajana lähevad kirja ainult siis, kui see inimene on siis püsivalt Eesti elanik, aga ma arvan, et tegelikult nende numbrite puhul see on ikkagist päris suur erinevus. Ma arvan, et siin on pigem taga see, et kuhu me inimesed elama määrame, et rahvastikuregister võtab seda sisse kirjutatud aadressi, meie määrame inimestele siis erinevate siis andmeallikate pealt elukoha, et siin on jälle seesama metoodika põhjendus taga, ja teine põhjendus on ka siis see, et meie kaasame ka siis surmasid, mis ei ole ainult siis Eestis toimunud, vaid ka välismaal toimunud Eesti inimeste surmad. Ja samamoodi ka sündide ja abielude ja lahutuste puhul ka. Nii, kas kellelgi on veel vahepeal tekkinud mõni küsimus või mõte? Tundub, et ei ole. Et siis on meie poolt vist täna kõik, et kui nüüd Liina ja Terje ise veel ei tunne, et midagi tahaks lisada. Nagu ma alguses ka mainisin, et siis me selle infotunni salvestasime ja saadame teile siis hiljem ka veel järelvaatamiseks, et võib-olla mõni kolleeg, kes ei saanud täna osaleda, saab siis seda järelvaadata või te ka ise, kui mõni teema läks võib-olla liiga kiirelt üle. Ja seda sama kaarti ja kaardilugu koos blogiga saame samuti jagada teiega, nii et seda siis me veel selle infotunni järgselt teeme. Ja loomulikult on oodatud kõiksugu teie enda küsimused, mõtted, ettepanekud, et mis teid just huvitavad. Te saate need esitada kõige lihtsam press@stat.ee või ka siis stat@stat.ee. Et mõlemal viisil me siis saame teie info ja küsimused kätte ja saame vastata. Aga siis ma siinkohal tänaks kõiki, kes täna hommikul said tulla ja osalesid. Jälgige siis jätkuvalt meie uudiseid ja käige külastage Statistikaameti ja rahvaloenduse kodulehte ja kui jääte hätta, samamoodi me klienditugi aitab teid kindlasti, et kirjutage, küsige julgelt. Minu poolt aitäh! Aitäh, head aega! Ja head päeva jätku kõigile!